Teatele reageerinud politseinikud leidsid ees umbes 10-liikmelise seltskonna, kes olid noored ja kes väitsid end üks perekond olevat. Üks seltskonnas viibinud noormees muutus seepeale ametnike suhtes üleolevaks ja talle anti korraldus politseibussi juurde tulla. Seda korraldust ta aga eiras. Te ei tea, kas mu ema on? Tema ema minu. Kas see on Eesti politsei või? Ta vastas teile viisakalt. Kas politsei käitub niimoodi või? Niimoodi lihtsalt annate lõuga. Näidake meile dokumenti, et olete politsei. Kuna ennem oli ka politsei tulnud Taeblast mööda, siis alaealised jooksid ära. Aga meie ootasime bussi edasi, meid oli 6 inimest. Kõigepealt nad küsisid, et kas me oleme samast leibkonnast ja kas meil on 2 meetrit nendel, kes ei ole samast leibkonnast. Meil muidugi oli, üks politseinik sai aru ja ütles, et nagu arusaadav, et hakkasid juba ära minema, kui teine politseinik ütles üleoleva häälega, et kas on selge. Ja siis minu kaaslane ütles, et ei ole, rahuliku häälega. Ja siis politseinik võttis tal turjast kinni ja ütles, et tema me võtame kaasa. Kuna ta on sükse agressiivse iseloomuga natuke, siis ta läks endast väga välja ja käskis muidugi lahti saada, kasutas mitte kõige sobivamaid sõnu selle jaoks. Politseibussi juures läks aga noormehe vahel rüseluseks ning ta kutsus appi siis pundis olevaid teisi noori. Üks 23-aastane meesterahvas ründas rüseluse käigus politseiametniku selja tagant. Siis minu kaaslase parim sõber läks talle appi ja siis tekkisid omavahel politseil ja teisel inimesel konflikt ja siis kutsuti juba abivägi. Mõlemal noormehel tuvastati joobele viitavad tunnused. Mida te teete? Ei, ma võin filmida. Politseiametniku rünnanud 23-aastase meesterahva suhtes alustati kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb vägivalda võimuesindaja vastu. Politseiametnik pöördus esmaabiks haiglasse, peale mida ta jätkas teenistust.